Tere! Enamus meist elab korterites ja just sellest me täna räägimegi. Aga sellises võtmes, et kuidas kujundada korter sama kompromissituks eluruumiks, kui on seda maja. Siin Kadi Kärtneri kujundatud Tartu korteris on kõik, mis ühele perele võiks vajalik olla. Kadi, sa lõid sisekujunduslahenduse Tartus ühele pisikesele perele, kus elab üliõpilane, kes on ema ja tal on pisikene laps. No millest teie töö pihta hakkas või millised olid sinu sellised võib-olla piirid, seadis sulle klient ka mingisugused raamid? Kui see pereema minuga ühendust võttis, siis oli tema sooviks saada veidi selline ikkagi skandinaaviapärane, kuid tavapärasest veidi luksuslikum lahendus. Et ta tahtis saada sellise keerukamaid vorme veidi, natukene Vahemere tüüpi, kuid jäädes ikkagi värvikammalt selliseks valgeks ja materjalide poolest vägagi naturaalseks. Ja tema lemmik lisaaksendi toon, mille ta mulle kohe ka mainis, oli see, et talle meeldiks midagi lavendlitooni. Tegemist on siiski ju täiesti tavalise uuselamu korteriga, mis on ehitatud mõned aastad tagasi ja püüdsimegi koos sellest teha sellise heleda, veidi luksusliku Skandinaavia kodu. No elutuba on selline justkui üks suur avatud kööktuba siis. Mismoodi selle elutoa osa kujundamine kulges? Tänasel päeval ehitatavad uued korterid on ju kõik enamuses üks suur avatud elutuba koos köögiga ja kõige olulisem on luua minu arust selliste ruumide puhul nagu tsoonid, et on siis köögitsoon koos lauaga ja elutoatsoon. Antud hetkel me suutsimegi selle lahendada, jagades selle ruumi visuaalselt siiski nagu 8. Kindlasti ma juhiksin tähelepanu, et sellele, et alati kõik esemed ei pea olema ühest sarjast või ühelt tootjalt või ühest kohast tellitud. Reeglina pakub mõni tootja just nagu köögiaksessuaare või köögimööblit ja teine jälle elutoamööblit. Ma kindlasti rõhutaksin, et ei pea olema ühelt tootjalt kõik asjad tellitud, et selles kodus on mööbliesemeid, seob siis hele või siis valge toon, kuid ükski asi ei ole nagu tellitud samast kohast. Köögi tagaseina oled sa valinud sellise tegelikult minu arust täitsa ikkagi nagu skandinaaviapärase keraamilise plaadi. Miks? Selline tellise tüüpi plaat on hästi skandinaaviapärane, et seda leiab nüüd Skandinaavias klassikalistest kodudest kui ka siis modernsema joonega kodudest. Et see on puhas, selge vorm, oma glasuurise pinnaga on ta veidi luksuslik, need ära lõigatud nurgad on samuti veidi luksuslikud, nii et sellise lihtsa köögi puhul on see plaat minu arust pigem just nagu mitte tarbelahendus seal taga, vaid see annab sellele köögile väga palju sellist isikupära juurde. Nüüd see teine tsoon elutoas, kus on siis nii-öelda selline kas siis istumine või teleka vaatamise osa, on küll tõeliselt selline pehme ja vahemereliste vormide ja hõnguga. Kuidas sa valisid need mööblitükid, selle toreda televiisorikapi ja diivanid? Meie kodudes on ju alati millegipärast televiisor justkui aukohal, et televiisor ei pea olema alati nähtaval kohal, kui seda ei vaadata 24/7, et seal peres on telekas edukalt peidetud sinna kappi, samuti on seal olemas kõik vajalik tehnika, teleka ja DVD-de ja muude asjade vaatamiseks. Diivan, mille me valisime sinna koju, on keskpärasest luksuslikum. Tegemist on väga pehme ja mõnusa kodumaise toodanguga, mida tootjaks on Softrend. Selle diivani ilusa kujuga jalad annavad sellist mõnusat luksuslikku, samas on piisavalt kõrgete jalgadega tegemist, et see valgus ja õhk liiguks selles ruumis. Et diivan, mis on asetatud selliselt elutoa köögi põhiakna, et ei varjaks sisse tulevat valgust. Oluline on ka see, et nagu Skandinaavia stiilile ja sellisele heledale stiilile omane, et ikkagi need diivanid ja tugitoolid on ka reeglina heledast kangast, et näiteks sellel diivani puhul on väga oluline see, et need kangad on eemaldatavad
karkass küll mitte, aga padjad ja neid on võimalus ka kodustes tingimustes täiesti pesta. Et ei pea nagu kartma seda, et kui see imeilus diivan nüüd ükskord määrdub, et siis on vaja kindlasti kõik keemilisse viia. Et selle korteri puhul ongi hästi hea näide tegelikult sellest, et kui sa tahad niisugust heledat muljet luua, aga ometi ka kerget aktsenti, siis sa võidki seda aktsenti tuua ainult nende kangastega. Et ega ma selle korteri puhul mujal nagu seda lillat tooni ei näegi kui tekstiilides. Just see annabki selle võimaluse alati inimesele, et kui see aasta on justkui nagu lilla aasta või tekib lillatunne ja pärast tahan näiteks sinist või rohelist või miks mitte kollast, siis kui see taust on lihtne ja selge selles osas, et ei ole toonidega mängitud, siis nende kangastega, olgu nad siis kardinad, pleedid, padjad, voodipesu, mingid köögiaksessuaarid, annab alati nagu luua uut ilmet ja uut tunnetust. Samuti saab sellega nüüd võimalusel lisada veel rohkem luksust või vastupidi just võtta seda luksust vähemaks ja teha veel lihtsamaks näiteks asja. Tänasesse saatesse oleme me kutsunud oma unistuste elutoa lavastust kujundama näitleja ja lavastaja Tamur Tofferi. Aitäh, et sa said aega tulla. Kõigepealt ma küsiksingi sinu käest, oled sa üldse selline suur kodukujundaja? Meeldib sulle käia mööda poode ja otsida neid enda jaoks õigeid esemeid? No, ma olen nagu kahtepidi, et ma olen ilmselgelt siis järelikult naine ja siis lisaks veel kass ka. Et jah, ma kannatan küll poodides käia. No, ühest küljest on natuke nagu siuke monki kompleks, et asjad peaks olema nagu täiuslikud, et siis ta annab teatud sisemise rahu ja tasakaalu ja kodu on raudpolt ennekõike selline koht, kuhu sa ikkagi tuled ja paned ukse enda selja taga kinni. Aga kui sa paned selle ukse enda selja taga nii-öelda kinni, siis mis need võib-olla tähtsad asjad, ilma milleta ei saa üks kodu eksisteerida, on sinu jaoks? No, nende asjade põhiprintsiip on see, et nad on omavahel harmoonias ja teist külge pidi siis kuidagi nagu ilmselt ka rahuldavad seda esteetilist tunnetust või seda korrapära, seda rahulikkust ja selgust. Nii et kui sa näiteks küsid, et mis värve ma eelistan, siis seda on väga raske öelda, et nad ei tohi olla ärritavad, aga nad peavad omavahel klappima. Veel, mis seal on oluline, kindlasti see, et seal on mingi võimalus ennast lõdvaks lasta. Igas kodus võiks olla, ka tänasel päeval, nii nagu vanasti oli, elutoas elati. Ehk siis mina olen väga seda meelt, et televiisori asemel võiks olla tulease. Tore on, kui igas kodus on selline koht, selline nii-öelda eraldi koht või natuke teine nurgake, kus hoida näiteks lähedaste pilte ja võib-olla üldse pilte esemeid, millel on nagu mingi lisatähendus, mingi lisaväärtus sinu enda jaoks. Aga räägime sinu tänasest lavastusest, et väga paljud need detailid, millest sa rääkisid, ma märkan neid ka siin lavastuses. Siin ei ole televiisorit, ometi on seina peal selline vahva valge laik, mis ma saan aru, on selline koht, kuhu saab tegelikult näidata pisikese projektoriga vajalikul hetkel filmi või videomaterjali. Miks selline valik? Sa ei taha televiisorit enda elutuppa? No, see on nagu väga selline mitme otsaga asi, et ühest küljest ma enam lihtsalt ei vaja teda. Minu elus on see aeg möödas. Mina soovitaks küll, et võtke kätte mingi õue. Sellest kõik räägivad, keegi ei tee seda. See on nagu üks teema. Teine asi, mina isiklikult, jah, nagu ma ütlesin, ei vaja seda enam. Küll aga minu töös tuleb ka ette, et ma ikkagi tarvitan videot või vaatan mingeid fotosid, teen kujundusi. See tähendab seda, et tegelikult mul on nagu selline monitori vajadus. Ja see monitor, kui ma hakkan siin nagu jupikaupa ostma, nii üteldes, need on erinevas mõõdu. Võib-olla on lihtsam osta projektor ja siis selliste staatilise elektriga nii-öelda varustatud kiledega. Sellised A1 laigud, ma võin neid siin 4-6 või mitu iganes panna ja mul on see ekraan täpselt nii suur. Pluss sa saad järgmine päev sellega seinalt ära väga lihtsa vaevaga korjata, et ei jätta endast mingit jälge. Näiteks, kui mul on külalised, me tahame ühiselt mingit asja nagu arutada, siis mul on ka valida, kas ta on siin seinas või siin seinas või kuskil mujal seinas.
ja kõige lihtsam on muidugi ka see, et tegelikult miks mitte vabalt üks sein valgeks jätta. Mööblitükkide juures ma märkan, kapid on sul Scanost ja ka see laud, eks, aga kõik nad on jalgade peal, et on see selline ka teadlik valik? See on teadlik valik, sellepärast, et siin kuskil, ma ei oska öelda, millal see nagu juhtus, ilmselt 80-ndatel läks moodi see, et seinad on täis kappe, kapid on maast laeni, on siiamaani, eks ole, köögis eriti, et kõik on nagu selline sisse ehitatud ja massiivne kohutavalt. Aga see ei anna nagu õhku. Seda õhulisust oled sa tõesti väga kenasti nagu nende kappide ja jalgade peal olevate mööblitükkidega siia lavastusse toonud. Aga diivan, milline on mugav diivan sinu jaoks? No tegelikult ma olen nagu natuke selline praktiline inimene, et mina valiks elutuppa diivanit, siis ma tegelikult valiks selle järgi, kui palju mul külalisi käib. Ehk siis, et kas nad on nagu põrandal patjadel või on nad hoopis seda sorti inimesed, kes jäävad tihti ööseks. Et sealt algavad tegelikult diivani valikud. No Järve keskuses on sellised tõeliselt mõnusalt mugavad Eesti tootja poolt tehtud diivanid. Sofa Inn on see firma, nad on lahti käivad, väga lihtsasti lahti käivad, tegelikult mis on ju väga praktiline variant, kui sul külalised jäävadki ööseks, et läheb õhtu nagu pikemaks, eks? Kamin sinu lavastuses, et jällegi see sooja nii-öelda keha on tähtis sinu jaoks eluruumis, et kus sa selle kamina leidsid ja miks just selline metallist? Mulle meeldib nagu see mõte, et tänapäeval on see tore võimalus jälle, et see ei ole sul nagu jõuliselt sisse kuhugi ehitatud ja selline suur, ma saan aru soojamüüri mõttest ka, aga ega see kamin samamoodi ei välista soojamüüri. Et ta on ikkagi jalgadel, et ta on pealt nii-öelda plaadiga. Ja talveõhtutel võid sa rahulikult mitte köögivahet joosta, vaid hoida päriselt seal nagu soojas mingit teed või mis iganes sooja jooki, eks ole. Ja teine asi, et tal on nüüd jälle teistpidi ahjust erinevalt, mis on nagu kinnine ju, kui me räägime nagu maa-ahjust, et tal on klaasist uks. Ehk siis, et see tuli paistab sealt välja, et see tänane kamin on natukene ka jälle selline vanamoodne või vanamoeline maailmkamin ja ühendab endas siis neid erinevaid omadusi. Aga valgustid, kuidas sa valisid selle põrandalambi hoopis modernse vormiga? See on jälle üks selline asi, et need asjad kuidagi vastandavad ja täiendavad teineteist. Et kui ühest otsast on nagu ajatu või mingis mõttes klassikaline mööbel ja niisugune hingav ja puidust ja tore ja et siis tegelikult on tore nagu tuua ikkagi seda modernsust siia, mis samal ajal ennekõike on minimalistlik ja samas funktsionaalne, eks ole, et sellelgi lambil on mitut erinevat nurka, ma saan teda kasutada kohtvalgustina, ma saan teda kasutada diivani juures, nii-öelda kontorilaua juures, võin ka kööki viia, mis iganes. Samamoodi nagu seesama kontoritool tegelikult, ta otseselt nagu närvidele ei käi, see on mugav, samas on ta siis keha järgi ja hoiab nagu rühti sirge. Vaibad, kas vaibkatted on sinu jaoks tähtsad? Vaibaga on nii ja naa, et kui ta tegelikult on nagu ilus, tore, soe laudpõrand, et mul kodus näiteks on kass ja siis on suht tüütu see vaiba teema, et neid karvu on nagu kõik kohad nagu täis. Aga teisest küljest, kui on nagu ikkagi halb põrand selles mõttes, et sa ei saa sellega midagi teha, on ta ühtepidi kole või teistpidi kole, et siis ma küll arvan ja leian, et seal peaks nagu vaip olema. Ja vaipadega on samasugune teema, et ka siin võib harrastada täiesti sellist asja, et on tänases lavastuses näiteks on nagu ütleme siis selline idamaine ornament ja teisest küljest on täiesti tavaline kaltsuvaip, aga ta on ühevärviline. Aga kuidas sa valisid kardinad? Kust? Miks just sellised? Nende kangastega on nüüd küll niimoodi, et selle ühe tumepunase kanga tingis see tumepunane sein. Ja tegelikult see on väga tore mõte, et vanasti oli ju täiesti selge, et keskajal ja 1800 ja nii edasigi trapetseeriti, ehk siis olid riidega kaetud seinad. Ja ta annab soojust
teises servas on seal heledamad kangad, tegelikult noh, heleda selle tülli taga võiks olla aken täiesti selgelt ja sealt siis edasi juba on nagu taas seinakate, et mida suurem see aken on alati, seda toredam. Liiga raskeid sametisi ja toonides samamoodi ei maksaks valida, lisaks nad koguvad kohutavalt tolmu ja juba see hakkab nagu teatud moel nagu häirima, annab raskust juurde. Kirjutuslauale oled sa pannud hoopistükkis sellise idamaise laualambi, jällegi väga eklektiline, et miks just see valik? See on nii tore, ma hakkasin praegu mõtlema, kuidas inimesed kogu aeg kasutavad ja rõhutavad seda eklektika. Minus näiteks ei tekita mingeid vastuolu. Kui see tegelikult lõppkokkuvõttes sus endas nagu hästi harmoneerub, siis järelikult seal on nagu asjad on taga ja need mõtted on seal taga ja mingid tähendused on seal taga. Sa ju vajad neid asju. Räägi, näeb sind ka kusagil teatrilaval lähitulevikus või oled sa lavastamas? Seda puhku on niimoodi, et meil enda Polügon teatris tuleb jälle esietendus 21. november, et soomlase Lea Klemola kirjutatud Jessica Kutsikas Ingomar Vihmar lavastab ja see on täpselt see lugu, mis räägib nüüd sellest, kui vidinate küljes, nende tehnikavidinate küljes me nagu tegelikult ikka ripume ja lühidalt lugu räägib sellest, kuidas abielupaar draamateraapia vormis püüab oma suhteid paika saada, peresuhteid ja siis on üürinud teatri selleks ja siis nad püüavad metsa minna ja ära eksida, aga esimene asi, mis nad märkavad, on see, et siin ei ole wifi. Mul on seal see võlu, et mina kehastan seal koera. See on mul nagu väga tore niisugune loodusesse tagasi variant. Ja aga selle koeraga on see jama, et ta tajub seda, et ta on ikka nagu loomana nagu täiesti läbi kukkunud. Et ta on nagu nii inimeseks kätte läinud. Nii et mõtlema paneme lugu, aga see on seda puhku selline lavastus, kuidas ma ütlen, see on nagu etendus või see on nagu selline teater, kus nagu etendust ei toimu. Aga edu sulle selle etendusega ja aitäh sulle saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Otsid nutikaid ideid ja loovaid lahendusi oma kodu jaoks. Tule kodumessile 7.–9. märtsini Saku Suurhallis. Kätte on jõudnud ju see aeg, kus inimesed saavad võib-olla isegi rohkem kui tavaliselt kokku just õhtusöögi ajal ja jõulud on ju tulemas, pered saavad kokku ja peavad sooja ja sõbralikke õhtusööke. Mis on Scano selline poliitika või teooria, et mis on ühe õhtusöögi pidamise juures kõige tähtsam või mis on ühe õhtusöögi laua juures kõige tähtsam? Kindlasti on kõige tähtsam söögilaud ja see, et kõik pereliikmed ja külalised mõnusalt laua ümber mahuksid. Ja selleks tarveks on Scanol pakkuda ligi 7 erinevat söögilauda, erineva kuju mõõduga nii lahti käidavaid kui siis ühes tükis ja loomulikult siis erinevates suurustes. Aga kuidas ma siis ikkagi selle õige suurusega söögilaua enda koju valin? Millega ma peaksin arvestama? Ilmselt selle ruumiga, kui palju mul on, või on siis ikkagi nutikas neid nii-öelda lahti käivaid laudu võib-olla hoopistükkis eelistada? Jah, miks mitte, et kui näiteks peres on 4 liiget, siis sobib väga hästi ümmargune söögilaud, mis on lahti käiv, et kui sõbrad külla tulevad, et saab selle lahti teha ja rõõmsalt mahuvad siis ära ka sõbrad söögilaua ümber. Lahti käiv funktsioon laua juures ongi ju tegelikult hästi suur boonus, et ma saan aru, et see on teie laudade puhul peaaegu, et alati võimalik nii-öelda kas juurde funktsioonina tellida lauale. Jah, väga erinevaid lahti käidavaid söögilaudu on, et
erinevate ümmargusi, mis ma just mainisin, siis ka neljakandilisi ja suurematele peredele on meil pakkuda laudu, mida on võimalik pikendada isegi kuni 3 meetrit. Või siis, kui on sõpruskond suur, et kokku pannes on see laud siis circa 2 meetrit pikk ja suuremate sündmuste puhul on võimalik seda pikendada kuni 3 meetrit. Kui lai see toonivalik teil laudade puhul on? Lauda on võimalik valida 13 erinevas värvitoonis ja uudisena pakume me ka siis võimalust kombineerida lauda 2 erinevast toonist. Näiteks, et lauajalad on ühte tooni ja pealispind teist tooni. Milline on see pinnaviimistlus just puidutooni puhul? Et kas see on õli või lakk, on teil siin ka erinevaid võimalusi? Kõik meie tooted, sealhulgas söögilauad, on viimistletud vee baasil lakkide ja peitsidega, mis on väga looduslähedased. Kõikide söögilaudade juurde pakume me komplektina ka toole. Toolid on üleni puidust ja ergonoomilised. Kas see tähendab seda, et ma ei pea panema sinna sellist pehmet patja nii-öelda istumise alla? Just, et need toolid tõesti ei vaja patju istumise alla, et see tõesti on nii. Selliste suurte õhtusöökide puhul on ju tegelikult alati ruumipuudus ikkagi laua peal, sest õhtu lõpuks on ikkagi tohutult palju neid nõusid laua peal kuhjas, et väga armsa sellise lisana pakute te ka serveerimislaudu. Jah, et söögilaua juurde on võimalik eraldi paigutada siis väike abilaud ja selle abilaua juures on suureks eeliseks ka see, et seda on võimalik ka veel omakorda pikendada. Muidu võib teda kasutada eraldi sisustuselemendina ja õhtusöökide puhul on võimalik siis paigutada see söögilaua kõrvale, kuhu saab paigutada siis toidud, joogid. Ja kui selline soe tunne juba loodud, võib läheneva jõuluootuses tekkida ka soov veel suurema valgusküllasuse ja rohkuse järele. Tasub ette võtta tee Hortesesse, kus Euroopa viimased jõulutrendid on juba mõne nädala jagu üles rivistatud ja teid ootamas. Kindlasti võtab valdaval enamikul silme eest nii kirevaks, et peame enne sisekujundajaga nõu ja hangime õige mõned nipid, kuidas nii oma kodu kui ka rahakoti jaoks õige valik teha. Mari-Liis, kuidas sellises külluses orienteeruda ja oma otsused teha? Mis oleksid sinu isiklikud soovitused? Võib-olla kõigepealt võiks teha endale valiku värvide järgi, et otsustada näiteks 2 värvi ja siis hakata nagu nende seast endale siis sobivaid tooteid otsima. Siin Horteses näiteks on kõik värvide järgi grupeeritud, et hästi lihtne on siis teha oma valikuid. Et kui te otsustate ära näiteks 2 värvitooni, näiteks punane ja valge või valge hõbedane, valge kuld, siis nende värvide seast valida endale sobilikke tooteid. Ja kui teil ei ole võimalik ühe korraga kõike seda ilu endale koju tuua, siis kui te olete selle valiku teinud, et millised värvid teile sobivad, siis te võite nii-öelda oma kollektsioone iga aasta täiendada. Taimevalikus võib alati fantaasiat rakendada, ei pea olema ainult kuused või nulud või jõulutähed, et võib tuua endale tuppa ükskõik millise rohelise taime ja pärast see näiteks õue istutada või siis jättagi endale toataimeks. Ja kindlasti võib kodus vaadata üle, millised lauanõud kapis on, et kõikvõimalikud klaasist vaasid või ka veiniklaasid, et sinna panna nad gruppidesse ja nende sisse selliseid jõulukaunistusi. Ja see ongi juba selline tore armas kompositsioon. Kui rääkida trendidest, siis traditsioonilistele jõulumunadele on tekkinud väga palju alternatiive. Et kõikvõimalikud kitsed, põdrad, karud, kiilid, liblikad ja siis kasutada lihtsalt oma fantaasiat, kuhu neid panna. Kuusele see on üks variant, aga kõikide nende elementidega saab oma kodu kui tervikut kujundada.
alati võib neid jõulukaunistusi kuhugi riputada, näiteks valgustite külge, teha endale selliseid suurejoonelisi lühtreid. Ehituslikud teemad nüüd Kristjan Prii vahendusel. Tere! Rõõm taas kohtuda. Eelmine nädal vaatasime, kuidas renoveeriti põhjalikult Koskla 7 kortermaja. Siis rääkisime soojusvahetitest ja torudest. Täna vaatame, mida ette võtta akendega ja kuidas ära kasutada taevast alla voogav energia. Inimeste elulisest funktsioonist ilmselt hingamine on nüüd kõige olulisem, et kui hapnik kinni keerata, siis meil kaob pilt suhteliselt ruttu eest ära. Et olen kuulnud, et see on ventilatsiooniprobleem ka renoveeritud majades, on suhteliselt tõsine, et kuidas seda lihtsamini lahendada? Ja enamasti renoveeritud majades see probleem tekibki, kuna me hermetiseerime konstruktsioonid ja õhk ei pääse enam vabalt sisse läbi akende ja läbi seinapragude. Lahenduseks on siis paigaldada hoonetele ventilatsioonisüsteem, mis koosneb siis õhu sisselaskest ja õhu väljatõmbest ja käesolevas majas on siis lahendatud see Aereco siseruumi õhuniiskusel täisautomaatselt reguleeruva ventilatsioonisüsteemi paigaldamisega. Kas seda seadet võib siis paigaldada ükskõik millisele aknale? Seda seadet võib paigaldada nii plast kui puitakendele ja siis olenevalt aknatüübist on erinevad paigaldusviisid ja tema eripäraks on see, et neid saab väga mugavalt paigaldada ka juba olemasolevatele akendele, ilma et me peaksime tegema suuri ümberehitusi konstruktsioonides ja teostama siseruumides remonti. Kui nüüd võrrelda sellist ventileerimise süsteemi, ütleme, harjumuspärase värske õhuklappidega, siis mis on selle eelised? Selle eeliseks võrreldes tavalisel mehaaniliselt reguleeritavate süsteemidega on see, et me ventileerime siis, kui selleks on vajadus ja tegelikkuses on vajaminev õhukogus ööpäevas umbes 50% väiksem, kui seda näevad ette normid. See tähendab seda, et ka väljatõmbe õhus on soojakadu kuni 50% väiksem võrreldes mehaaniliselt reguleeritavate klappidega. Ja küttearvetes kajastub see umbes 15–20% küttearve vähenemisega. Nüüd värske õhk on tuppa saadud õiges koguses ja õige niiskusega, mis siis edasi? Nüüd väljatõmbeks on ehitatud siis katusele isoleeritud torustik, mis kogub kokku
leviku oluliseks põhjuseks vanasti oli halb ventilatsioon. Haigus on küll taandunud, kuid värske õhk ruumides on endiselt oluline teema. Millised on need on siin võimalused? Tõesti on erinevaid lahendusi